See sõnum, mida ma tahan täna jagada, ma usun, et Jumala vaim kõnetas mind paar päeva tagasi ja kui ma küsisin, et Jumal, mis on see, mida sa tahaksid kogudusele edasi anda, siis ta ütles, vaata neid esimesi sõnu, kui ma üles tõusin. Ja siis ma vaatasin neid esimesi sõnu, mida Jeesus on kõnelenud erinevates evangeeliumites, 4 evangeeliumis, seal, kus ta ise otse räägib. Ja sellest moodustus üks huvitav tervik ja ma täna tahan selle edasi anda. Need ei ole lihtsalt sõnad, aga need on sõnad, mis tulevad peale võitu. Võitu surma üle, võitu hävingu üle, võitu selle kõige üle, mille pärast Jeesus tuli. Ta tuli, et röövida saatana käest surma ja surmavalla võtmed. See on nii selgelt seal kirjas. Ja need sõnad ei ole ainult minevikust, mida Jeesus seal ütleb, vaid nad elavad. Need on täna nii sulle kui mulle ja nad on aktuaalsed. Alustame Johannese evangeeliumist ja ma loen selle teksti. Johannese 20. peatükk 15 salm. Jeesus ütles, naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Maaria arvas ta aednikku olevat ja ütles talle, isand, kui sa oled ta ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta oled pannud ja ma ise toon ta ära. Ja Jeesus ütles talle, Maaria. Too pöördus ümber ja ütles talle heebrea keeles rabuni, see tähendab õpetaja. Kui me vaatame korraks seda situatsiooni, Maaria seisab haua juures ja nutab. Tema maailm ja paljude maailm sellel hetkel oli kokku kukkunud, jüngrite maailm oli kokku kukkunud, lootus oli kadunud, tulevik oli tühi. Ja ta tegelikult ei saa aru, mis toimub. Ja isegi siis, kui Jeesus seisab tema ees, siis ta arvab, et ta näeb aednikku. Ta ei tunne teda ära, sest et see valu, see tühjus on nii suur. Ja ta ei julge ega ta ei suuda uskuda. Ja tal võib-olla ka ei ole meeles need sõnad, mida Jeesus ütles, et ma 3. päeval üles tõusen. Sõbrad, kas ei ole see meile tuttav? Kas ei ole ka meie elus samasugused hetked, kus kõik läheb sassi? On hirm, kahtlused, lootusetus, valu. Ja me küsime, kus on Jeesus selles loos? Mida ma nüüd pean pihta hakkama? Kas kõik ongi otsas? Kas kõik ongi läbi? Aga Jeesus on seal. Jeesus on ka meie juures. Ta on kõigis nendes olukordades. Me tihtipeale lihtsalt ei tunne tema häält ära, kui ta meid kõnetab. Sest et olukord või see situatsioon, see karjub kõvemini. Oled sa olnud sellises kohas? Valu räägib valjemini. Hirm räägib valjemini. Eile me matsime 49-aastase meie koguduse liikme. See ei olnud lehtematus, mida ma läbi viisin. Ka seal ma nägin valu, mis räägib kõvemini. Ka seal ma kogesin ise küsimusi, mis hüüdsid kõvemini. Aga siis Jeesus ütleb selles hetkes ühe väga tähtsa ja olulise punkti. Ta kõnetab Maaria. Ta kõnetab täna sind ja mind samamoodi. Selles olukorras, kus sa parasjagu oled. Ja ta küsib ja ütleb sinu nime. Isiklikult kõnetab sind. Ja selle tulemusena kõik muutub. Kui Jumal ütleb ühe sõna, siis kõik muutub. Me laulame isegi ühte laulu sellist. Kui Jumal ütleb ühe sõna, kõik muutub. Ta kutsub meid täna nimepidi, sind ja mind, üles tõusnud issand Jeesus. Mida see tähendab, kui ta meid sellisena kutsub? See tähendab, et ta tunneb sind ja mind isiklikult ja nii, nagu ma olen palju kordi sellest rääkinud. Ta tunneb meid paremini, kui me ise teda tunneme. Ta näeb meid,
Me ei ole kadunud massi sisse. Vaata, valu ja selline teadmatus tekitab selle, et ma olen üks paljude seast. Meil kõigil on mingisugused asjad, aga ma olen üks paljude seast ja kuidas Jumal võiks minuni üldse välja sirutuda. Aga üles tõusnud Jeesus ja tema sõnum täna läbi selle, et ta esimest korda, kui ta nägi Maarjat, ta kõnetab teda nimepidi, ta kõnetab täna sind ja mind nimepidi. Ja talle läheb korda see, kus ja mis me oleme. See on esimene sõnum. Jumal on isiklik, tuleb sellest evangeeliumi tekstist välja. Tema arm on isiklik ja tema kutse on isiklikult igale ühele. Teine koht, kui ma vaatasin, on Matteuse evangeeliumist ja sealt 28. peatükk, salmid 9 ja 10. Ja enne Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles, olge rõõmsad. Oi, mulle meeldib see. See on üks, mu lemmik kohti. Aga nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalgade ümbert kinni ja kummardasid teda, siis Jeesus ütles neile, ärge kartke. Minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse ja seal saavad nad näha mind. Jeesus tuleb nende juurde, kes teda otsivad. Ja mida ta ütleb? Esimeseks, olge rõõmsad. Olge rõõmsad. Ärge kartke. Nendes olukordades ja asjades, kus me parasjagu oleme. Ma olen viimasel ajal olnud ka sellistes keerulistes kohtades. Ja tõesti, kui ma neid tekste vaatasin, siis ma mõtlesin, Jumal, kas iga kord on nii, et ma pean ise ka need asjad läbi elama? Ta küll ei vastanud mulle otse, aga kuidagi ma tajusin, et vist on nii. Ja kui ma seda teksti lugesin, ole rõõmus siis, kui kõik on vastu, nagu laine on vastu seda löönud sul kõik asjad segamini ja kõik on nagu kuidagi enam ei tea, mida teha, kuidas, mingi segadus on. Ole selle keskel rõõmus. Lihtsalt, mitte hullumeelselt rõõmus, aga ole rõõmus issandas, ole rõõmus, tee temast nagu see rõõmuallikas, mõistad? On ka neid inimesi, kes lihtsalt tobedalt on rõõmsad kogu aeg, olen rõõmus. No, see töötab ka võib-olla kuhugi maani, aga parem on, kui sa teadlikult nagu astud seda sammu ja ütled, issand, ma otsustan olla sinus rõõmus ja ma ei karda. No mul selle kartusega väga probleemi ei ole, aga võt selle rõõmus olemisega sellega ikka vahest on, peab ausalt ütlema. Ja siis, kui sa oled rõõmus, siis midagi muutub. See rõõm ei tule mitte nendest olukordadest, see tuleb sellest, kes Jeesus on. Ta on elus ja ta valitseb. Ja kui tema elab, siis ei ole minu ja sinu lugu läbi, ükskõik millises olukorras me ka ei ole. Valu ei ole viimane sõna ja tulevik ei ole suletud. Paljud inimesed ka tänases päevas, kui ma suhtlen, vestlen, ma tajun ühte sellist, ma olen pandud nagu ühte mingisugusesse nagu raja peale ja ma ei suuda seda rada muuta. Ja see rada muudkui läheb ja läheb ja läheb. Jah, Jumal on ja kannab ka, aga siis ta ikkagi läheb ja see on kuidagi nagu, ma olen nagu just kui suletud süsteemis. On see kuidagi tuttav sulle? Kui sul ei ole olnud, siis tänu Jeesus. Aga see sõnum, et issand valitseb, see on kõigile, kes on usu kaotanud, neile, kes on ka väsinud, kelle jaoks on kõik läinud ja võib-olla isegi su nägu naerab, aga süda nutab. Aga sellesse olukorda ütleb Jeesus väga selgelt, ära karda, ole rõõmus, minu käes on kõik, sinu rõõmuallikas on issand. Ja see ei ole lihtsalt üks julgustus, vaid see on tõde. Jeesus ütleb, minge ning teatage mu vendadele. See on väga oluline punkt selle juures. Tead, kui sa jagad
seda rõõmu ja sa jagad kellegile, et kõik ei ole läbi. Isegi kui su enda jaoks tundub, et kõik on läbi, aga sa jagad seda välja kellegiga, siis nii nagu Jumala sõnaga väga selgelt ütleb, kes teisi kastab, saab ise kastetud. Ja ma olen ikka ütelnud, kui inimesed tulevad ikka mu juurde ja ma ise tegelikult samamoodi, kuidas saaks olla see õnnistatud, kuidas võiks olla üks selline elurõõm. Hakka jagama seda, mida sul ei ole. Hakka jagama seda, mida sul ei ole. Sellepärast, et kui sul ikka midagi on, siis küll sa saad. Kui sa annad selle väikese seemne, no kuule, kui sa mõtled, pane see väike seeme maha, mis sealt kasvama hakkab, kuule, sealt hakkab üks suur puu kasvama. Hakka jagama seda, mida sul ei ole. No kuidas ma jagan seda, mida mul ei ole? No lihtsalt jagad. Kui sul seda ei ole, siis ütle, et mul praegu seda ei ole, aga ma jagan seda, mida mul ei ole ja siis hakkab kasvama. Jumal lõi mitte millestki midagi, kas mitte? Ja siin on see trikk. Võti on selles. Jaga seda, mida sul ei ole. Jäta see tänasest jutusest meelde. Jätad või? Kolmas. Luuka evangeeliumis. Jeesuse esimesed sõnad. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise. Kõndis nendega kaasas. Ent nende silmi peeti nii, et nad ei tundnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te oma vahel veeretate teed käies? Ja nad jäid kurvalt seisma. No me teame seda lugu, 2 jüngrit lähevad mööda Emmause teed, seda on ka ülestõusmispühadel ikka tsiteeritud ja räägitud ja loetud. Ja nad on täiesti pettunud ja segaduses. Ja nad ei saa aru, miks kõik nii läks. No kujutame seda pilti ette, me oleme Messiaga kõndinud 3 aastat ja nüüd on kõik läbi ja on 3. päev ja neil ei ole meeles ka see, mida Jeesus ütles, nad on katki läbi, kõik on otsas. Ja siis Jeesus tuleb nende kõrvale ja ta ei torma nende siin on üks huvitav moment ja mida me ühel korral siin ka rääkisime, kui palju Jeesus esitas küsimusi oma elu ajal. Neid oli üle 300 tunduvalt. Vastas ainult 3-8. Ja siin ka Jeesus ei torma neile vastama nende küsimuste peale, mida nad oma vahel arutavad. Vaid ta ise küsib. Ta kuulab. Ta astub nendega nende teekonda kaasa. See on see, kuidas Jeesus tegelikult meiega täpselt samuti suhtleb. Jeesus ei oota, et sa kõigepealt kõik oma asjad korda saad ja siis, või et sa isegi teda ära tunneksid, vaid ta tuleb sinu lähedale, ta tuleb sellesse kohta, sellesse olukorda, sellesse hetke, kus sa parasjagu oled. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Mina annan teile hingamise, ütleb ta. Ta tuleb sinu küsimustesse, minu küsimustesse, ta tuleb nendesse kahtlustesse ja tuleb sellesse segadusse. Aga ta ei jäta meid sellesse kohta. Ta küll ütleb, ja vaata vahel, ohte mõistmatud, ohte uskumatud, ohte pikaldased uskuma. Mäletate, mitmes kohas ta ütleb neid asju ja siin samuti ohte mõistmatud. Ja siis ta seletab kirju. Aga see ei ole etteheide, vaid kas ma sulle pole öelnud, kas sa ometi ei võiks mind uskuda, kas sa ometi ei võiks mind usaldada oma rahaasjades, oma pereasjades, oma suhetes, oma igapäevases elus, oma depressioonis, oma kõigest, kas sa ometi ei võiks mind usaldada, ütleb täna üles tõusnud issand meile kõigile. Ja siis ta seletab neile kirju, toob selle tõe ja ta näitab läbi kirjade, et rist ei olnud lõpp, kannatus ei olnud mõttetu. See oli Jumala plaan ja selles ilmnes igavene võit ja Jumala au. Meie elus on ju sarnaseid kohti ja Jeesus ütleb, usalda mind, mina näen tervikut. Kui Jeesus jüngrid on teda ära tundnud, siis kus nad tema on ära tundnud selles loos? See on 32. salm.
siis, kui Jeesus nendega leiba murrab ja siis nad ütlevad teineteisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Vaata, kui Jumala vaim kõneleb sulle, eks meie süda siis põle. On nii? Tead, kui Jumal räägib, siis inimene nagu süttib põlema. Miks me oleme rääkinud ärkamisest ja süttimisest ja taasõhutamisest ja tulest ja kõigest sellest? See on see sama asi, kui Jumala vaim kõneleb, siis sa süttid põlema. Ütle aamen. Ma tahaks, et täna see juhtuks. Ja ma usun, et juhtub. Markuse evangeeliumi lõpus. Siin on huvitav see, et Jeesus otseselt ei ole tema teksti välja toodud, mida ta on öelnud välja arvatud päris lõpus. Ja see lõpp on Markuse 16, 15 kuni 18 ja seda me täna ka lugesime, aga ma loen selle siiski. Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Kes usub ja on ristitud, see päästetakse. Oi, see oli nii ilus. Kes usub ja on ristitud, need paljud, kes tulid täna ristimise veest läbi, nemad täitsid selle osa. Aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed. Minu nimel ajavad nad välja kurja vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid. Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. See on üks võimas moment ja selles Markuse evangeeliumi loos, kus Jeesus esimest korda ise kõneleb, mida meile on näidatud ja jäetud, siis need Jeesuse sõnad ei jää lihtsalt üheks lohutuseks, vaid nad lähevad edasi läkituseks. Ja ta ütleb, mine. Miks? No selle sama pärast, kui sa jagad, sa saad ise täidetud. Ülestõusmine muudab kõik. Me ei ole enam need, kes me olime enne. Piibel ütleb väga selgelt, ennem oli vana elu, nüüd on uus elu. Enne olime seotud hirmu all ja patuorjad. Nüüd vabastatud, andeks saanud ja Jumala lapsed. Teate, sõbrad, ma tahan ühte asja ütelda. Kui me ainult usuks, kes me Kristuses oleme. Me oleme Jumala lapsed. Me ei ole enam orjad. Mitmed inimesed on mu käest küsinud ja ma lähen ühte noortelaagrisse ka rääkima sellest, mida tohib teha ja mida ei tohi teha. Teate, Paulus ütleb nii selgelt, kõike on mul luba teha. Kõike. Absoluutselt kõike. Aga siis ta lisab, kõigest pole kasu. Kõike on luba teha, aga kõigest ei ole kasu. Mida see teisisõnu tähendab? Vaata, kui sa oled lapse seisusesse asetatud ja me oleme Jumala laste seisusesse asetatud läbi Jeesuse Kristuse ristitöö, tema ülestõusmise väe ja me oleme võtnud tema vastu usu kaudu, käinud ristimise veest läbi, siis me oleme Jumala lapsed, jah ja aamen. Ja nüüd Jumala lapsega käib selline asi kaasas, et sa oled kuningliku perekonna liige. Sinu sõnadel on mõju, see, kes sa oled, sellel on tähendus. Aga samaaegselt on sul ka vastutus. Vastutus selles, et sa oled patuorjusest vaba. Sa võid täiesti ja sa saad olla täiesti vaba ja kui sa ei ole täna vaba, sa saad küsida, Jumal, palun täida mind oma püha vaimuga sellisel viisil, et ma võiksin olla vaba. Kui paljudel on kiusatusi, tõstke käsi, ma ei vaata, pange silmad kinni. Mul samamoodi. Aga kas ma annan sellele kiusatusele järgi või ma ütlen, issand, täida mind oma vaimuga. Ma olen vaba sinus. Ma saan teha neid otsuseid nii, nagu sina oled andnud mulle teha. Ja sinu väes võidan ma ära kurja väe. See otsus on minu ja sinu käes. Nüüd need, kes ei ole Kristuse omad, nad on patuorjad automaatselt. Nad on selle isanda orjad. Ja mina soovitan, kui sa täna siin oled ja sa ei ole Kristust enda ellu veel vastu võtnud, tule pärast me palvetame sinuga koos, et sa võiksid tema vastu võtta. Sa saad vabaks ja sa saad Jumala kuningriigi lapseks, kellel on vabadus valida. Vabadus valida. See on see, kuhu meid Jeesus Kristus vabastas. Sa ei kuulu ja me ei kuulu enam pimedusele, me kuulume Jumala kuningriiki. Me ei ela enam enda jaoks, me elame
teiste jaoks. Me kanname lootust, me kanname evangeeliumi. Ülestõusnud Jeesuse sõnum on meil täna väga lihtne. Ma tunnen sind nimepidi, ole rõõmus, ära karda, mina olen sinuga sinu teel, ela ja jaga seda elu edasi. See on evangeelium. Võid sa aamen ütelda. Ja tead, kõige tähtsam selle asja juures on veel see ei ole mitte homme, vaid see on täna. Tead, kui paljud ütlevad, ma hakkan homme heaks, hakkan homme trenni tegema, hakkan homme alla võtma, hakkan homme juurde võtma, hakkan homme seda, teist ja kolmandat. Homme. Ei ole, see on täna, nüüd ja praegu, siin. Kõik see kehtib. Küsimus on see, kas sina ja mina võtame selle vastu. Kas me võtame Issandat Jeesus Kristus sellisena vastu, nii nagu ta ennast on meile ilmutanud ja nii nagu ta on kirja pannud ja nii nagu ta on kõnelenud oma vaimu kaudu meile. Kas me anname ära oma hirmud, oma kired, oma väljakutsed erinevad? Temas on andeks andmine, temas on rahu, uus algus, uus elu, mis ei lõpe. Jeesus on üles tõusnud ja ta elab. Võid sa aamen öelda? Lõpetuseks. Ma tunnen sind, ära karda, ole rõõmus, tule minu juurde, saa minust osa. Ma läkitan sind kuulutama. See on Issanda sõnum täna meile kõigile. Oleme väga õnnistatud, võtame selle vastu, liigume temaga koos. Täna on see päev, täna on sooduspäev, täna on päästepäev. Täna on see päev, kus see sama vägi võib meie sisse tulla sellisel viisil, nagu ei kunagi varem, mis äratas Jeesuse Kristuse surnuist üles. See on tema tõotus. Ainukene asi, mis meil tuleb teha, on ütelda, jah, Issand, ma usun, et see tõesti on jah ja aamen ja ma võtan sind vastu. Oled sa nõus? Kõik, kes te olete kodudes vaatamas samamoodi, olge nõus sellega, see on palju parem. Ma lihtsalt soovitan. Tõuseme püsti ja palvetame. Issand, ma tänan selle eest, et me võime täna tähistada sinu üles tõusmist ja olla rõõmsad selle üle, et sina võitsid patu ja surmaväe. Sa lunastasid terve inimkonna. Ja see on nii, nagu sinu sõna ütleb, et paljud on kutsutud, aga vähesed valivad. Kui me seda algkeeles loeme. Vähesed valivad. Issand, aga anna, et paljud võiksid veel valida. Anna veel, et paljud võiksid võtta vastu sinu kutse sellesse taevasse kuningriiki. Me näeme, kui lühike võib olla elu, kui äkki võib see lõppeda. Issand, siin selles maailmas. Aga me oleme igavikulised olendid ja sa oled meid kutsunud, et me võiksime siin juba seda igavikku välja elada. Aga siis ühel päeval ka sinuga, sinu kuningriigis koos olla. Issand, ma palun täna, et me võiksime asetada oma möödalaskmised, oma hirmu, oma patu, oma kiusatused. Me võiksime anda sulle üle ja ütelda, Issand, tule ja täida mind oma kalli püha vaimuga niimoodi, et ma võiksin elada nii, nagu sina elasid. Mitte omast jõust, aga sinu jõust. Aga tehes koos tööd sinuga, Issand, otsustades oma südames sinu kasuks. Kui me oleme ristteel, kas minna paremale või vasakule ja kui vasakul on häving ja kiusatused ja hädad ja paremal oled sina, Issand, luba, et meil võiks olla see otsustusvõime, et me ütleme, Issand, ma valin sind, et ma valin sind. Jeesus, seda ma palun praegu meile kõigile, igale ühele. Ja ma tänan, et see on täna, just nüüd kätte saadav. Tänu sulle, Issand, sina oled kätte saadav meile igale ühele. Ja ma tajun nagu vaimus veel, kuidas Jumal ütleb, et sinu olukord ei ole mulle teadmata. Ma tean, kus sa oled, ma tean, millest sa läbi lähed. Ma olen sinu kõrval, nii nagu sa täna kuulsid sellest tekstist. Ja ma viin sind läbi ja ma toon sind võidukalt välja. Aga ma palun sind, ma anun sind, ütleb Issand. Usalda mind, usu minusse ja sa näed võitu ja ole rõõmus ja ole rahus.
sest mina olen maailma ära võitnud, ütleb issand. Ja paljudele ma tajun seda, nii paljudele, kust keegi läbi parasjagu läheb. Jumal ütleb veel kord, ma ei ole kaugel sinust ja ma tean sinu olukorda rohkem kui sa ise. Tänu sulle, issand, tänu sulle nende armsate inimeste eest, kes täna liitusid kogudusega, need, kes tulid ja andsid oma südame ja käega diakonina. Me täname selle ristimisteenistuse eest, me täname sinu armastuse, ligiolu ja armu eest. Me täname selle eest, et sinul on parim plaan meile igale ühele. Luba, et me täna võiksime ütelda, issand, ma usaldan sind ja ma tahan koos sinuga minna siit edasi. Nii kaua, kuni ma selles elus olen ja ükskord igaveses kuningriigis sinu juures. Aamen.